Tšauka! Mul on uudiseid. Uues kodus on paar uut ilusat ja väga vajalikku mööbli ja aksessuaari ja sellist kodusisustuselementi. Esiteks, ma tahtsin enda diivani juures olevat lambikest vahetada välja selle vastu, mis mul oli siin nii-öelda üürikorteri üks lambikene, aga ma tundsin, et ma tahaks midagi muud. Ja ma haarasin Ikeast selle põrandalambi ja sellistel õdusatel õhtutel on olnud ta hästi tore, sest teda tõesti annab panna selliseks väga sumedaks ja pimedaks. Väga mõnus. Ja siis teine, panen selle kinni, ja siis teine lisandus minu kodus on uus meigilaud. Ma olin väga pikalt kasutasin Ikea Mikke sellist väikest kirjutuslauda, kus peal oli mul meigi nii-öelda lambikesed ja sahtlisse ma sain meigi panna ja nii edasi. See oli mul hea mitu aastat ja teenis ennast väga hästi. Aga umbes seal jaanuarikuus midagi sellist, kui ma õigesti mäletan, ma käisin Ikeas ja siis sinna oli tulnud müüki uus meigilaud, mis mulle hakkas kohe meeldima. Ja mul on ta nüüd ilusti oma koha peal. Ja näitan sulle lihtsalt seda Ikea pildikest, et see on see meigilaud. Pööran teid teist pidi. Voilà! Ta on siit, praegu nende valgustega vist ei ole kõige paremini näha. Aga enam-vähem saab, et tal on need jalad on hästi toredalt niisugused voolujoonelised. Üleval on selline suurem peegel. Ma olen siia juba pannud oma meigi lauatuled. Nagu ikka väike sahtel, kuhu siis asju panna. Ta on mõnusalt selline kitsam, nagu sügavuse mõttes, aga niipidi laiem, et siia peale annab nagu panna asju toredalt. Nii et see väike lisandus siia nurka või tegelikult siis vahetus. Meigilaua vahetus on vahepeal toimunud ja ma olen väga rahul sellega. Minu meelest on hästi elegantne. Mul on siin üks maal tekkinud, Mart Vainre maal, mis tahab ka seina saamist, aga praegu veel natukene ootab seda hetke. Ja nagu näha, siis mul on nagu siin laua taga, või tähendab laua peal, on kõik nüüd meigi asjad, mida ma pean hakkama siia sellesse sahtlisse ja laua peale asetama. Meigitooted tahavad minna uude koju. Aga jaa, ma olen selle meigilauaga nagu väga rahul. Minu meelest on väga tore. Ja nüüd nagu ikkagi päris, et ei ole kirjutuslaud meigilauaks, vaid ikkagi päris tualettlaud on meigilauaks. Mul on tunne, et tegelikult oleks praegu mõistlik aeg natukene oma kogu meigikollektsioon üle vaadata. Siin on kindlasti neid tooteid, mida ma väga ei armasta, mis ei ole mu lemmikud, nii et ma peaks selle rehitsemise nüüd ära tegema siit. See oleks vist tark, et enne kui ma neid hakkan siia selle sahtlisse panema, et ma tahaks, et siin oleks tõesti nüüd see kogus asju, mida ma ka päriselt nagu tahan kasutada, et see oleks vist tark otsus. Jah, teeme seda. Nii, võtan kotikese, kuhu ma saan panna need asjad, mida ma tõesti väga ei kasuta. Aga mida ma tahaksin tõesti anda võib-olla kellelegi teisel edasi. Nii. No see, mäletate, ma olen vist eelmisel suvel rääkinud sellest põhimõtteliselt otsas, selle peaks panema tühjadesse. Toonitud huulepallus on Nivea Blackberry. Sorry, siin on vist nii halb valgus, et väga hästi ei ole näha. Ja see Nivea Blackberry oli nagu eelmise suve number 1 lemmik huuletoode. Ma kasutasin seda iga huule pliiatsiga, mõnusalt niisutav annab tooni. Ma tunnen, et ma peaks selle varsti uue ostma, sest et on lihtsalt imeline. Ma panen teid siia, sest et nii pime sealt nurgast filmida.
ahah, siin on mul uued asjad. Neid ma kasutan. Siit näiteks on üks uuem huulepulk ja põsepuna, mida ma tegelikult olen väga nautinud. Catrice'il on tulnud välja sellised põsepuna nagu pulgakesed, kreemes põsepuna. Aga lihtsalt see toon on minu nahale kuidagi nagu liiga erkroosa, midagi. Ja ta, ma ei tea, mulle ei meeldi. Et ma olen hästi pikalt kasutanud seda nüüd vedelat põsepuna Catrice'ilt, mille toon on selline mõnusalt nagu päikese loojangu või selline päikese põletuse punakas, natuke soem. Siis jaa, see roosa on olnud minu jaoks nagu liiga külm. Või ta jääb kuidagi ebaloomulik minu jaoks. Aga muidu on hästi äge uus toode Catrice'ilt välja tulnud, et muidu ma väga soovitan, ikka väga mõnus kreemias tugeva pigmendiga. Ei ole sätendav, et on matt, selles mõttes tal ei ole sära sees. Ja Catrice'ilt on ka üks fail minu jaoks, mida siis jagada. Catrice'il on, või nii-öelda siis altminek. Catrice'il on tulnud sellised hästi sätendustega huuleläiked välja, aga see läige on lausa nii sätendust täis, et nagu seda tunneb huule peal, seda sätendust, nagu seda tükilisust ja see ei ole üldse mõnus. Nii et see läheb ka ära. Mis mul on väga meeldinud, mis ma olen ka nüüd see, jällegi jätkame Catrice'iga, on nende Soft Glam Filter Stick, mis minul tuleb värvitoonis 020 Light Medium, mis on selline, ütleme, minu nahatoonil ikkagi tuntavalt tumedam ja mida ma olen kasutanud kreem ja bronserina. Väga ilusti läheb laiali, on sellise kerge kumaga, tal ei ole sätendust sees, väga mõnus ja ka Inky Beauty Score on ilusalt roheline. Et tänasest, kui sa tahad videost midagi haarata, siis see on küll soovitus. On olnud väga äge ja hästi kreemine, mõnus kasutada. No nii, ma sain oma meigilaua valmis. Pintslid, 2 potsikus, väike peegel. Siin on mu mingid vedelad, lauvärvid, jumestuskreemil otsatooted ja praimerid. Siin on huulepliiatsid, silmapliiatsid, kulmupliiatsid ja ripsmedušid. Salfakad muidugi. Ja siis väga bueno ja läbi töötatud meigisahtel. Kõik said üle vaadatud, puhastatud, need karbikesed sees tavaliselt lähevad sellist pudi täis. See on kõik puhas. Nii et tere tulemast. Uus meigilaud. Nii äge. Tšauka! Täna on laupäev. Päike paistab. Endiselt on veel külm see kevad, aga pole hullu. Laupäeva puhul on sellisem kodusem hommik olnud ja tegelikult jätkub sellise koduse toimetustega. Ma pööran korra ringi teid, siis ma saan näidata oma neid toredaid seinu ja asju, mis mul siin on ja rääkida lähemalt, mis siis täna plaanis on. Meigilauaga minu meelest te olete juba kursis. Ma vähemalt loodan, et need klipid said teile näidatud. Meigilaud on tõesti, ma olen nii rahul selle ige uue meigilauaga. Minu meelest on elegantne, nunnu, funktsionaalne, kõik toredused. Siis siin toredad meigilaua kõrval on pesitsenud nüüd tükk aega üks maal, mis tahaks saada seina. Siis on siin mul mingid toredad väiksed kapikesed, mul on seal üks peegel taganurgas ja nende osas nüüd on plaan selline, et see peegel tahaks panna hoopis risti siia diivani ülesse seinale
selle asja, mis siin seinal on, võtta ära. Nii et peeglinurk siit saab natukene tühjemaks, seal on natuke mingeid asju laiali. Siis selle kapikese saaks natukene nüüd sinnapoole panna, et anda ka sellele maalile ruumi, et maal saaks asetada mõnusalt sinna seina peale. Nii et need on täna plaanis siin toimetada ja siis ma saingi ühe kingituse väikse sketši näol või sellise visandi näol, selline väga-väga ägeda värvilise raamiga Mart Vainre tehtud siis visand kingitusena mulle, mis hakkab vist elutsema siin seina peal, et mul on siin see IKEA tore sõõriklamp, mis heidab õhtuti väga ägedat valgust mööda seda nii-öelda seina ülesse, et kui nagu see asi siit ära koristada, siin on küll see lüliti värk, aga tegelikult annaks see siis väike visand panna kuhugi niimoodi seina peale siia. Ehk siis varsti tuleks siit midagi sellist, et visandi asjandus, siis tore niuke peegli asjandus siia diivanile, siis kapp natukene paremale ja maal seina. Mul on alati niuke tunne, et kui seintele saab juba midagi nagu pandud uues kodus, siis on ikka nagu jõutud uue kodu sisustamises väga kaugele. Nii et vaatame siis, kuidas nende riputamiste ja toimetamistega läheb. Mul tulevad ka abikäed, nii et vaatame siis, kuidas see lõpptulemus olema hakkab, aga midagi sellist ma arvan, et tuleb äge. See elutuba saab järjest enam nagu korda, asjad saavad oma kohale ja uue kodu tunne on juba tegelikult natukene möödas, et ma ei tunne, et ma läksin enam nagu uues kodus, aga samas siin on need detaile, mida nagu veel timmida. No. Pannakse nagu see pildi keskosa silmade kõrgusest nagu veidi allapoole, mis ka praegu on. Keskosa silmadest allapoole? Just, umbes 150 sentimeetri peale, umbes siia kuskil. Tšauka! Täna on esmaspäev ja ma just tulen linna pealt. Ma käisin täna oma 4. laserepilatsiooni siis seansil. Ma alustasin seal mingi jaanuaris äkki. Mulle pakuti koostööd, et põhimõtteliselt teenuse vastu, ehk siis mina käin laserepilatsioonis ja jagan seda oma storydes, et kuidas mul läheb. Võtsin selle suure heameelega vastu. Ma ei olnud varasemalt üldse laserepilatsioonides käinud ja see tegelikult pakkus mulle huvi. Eriti siis ütleme eelseisvat suve silmas pidades. Laserepilatsioonis siis pakuti mulle võimalust kombo, ehk siis nii kaenlalused kui bikini piirkond. Ja ma käisin siis täna 4. seansil. Ma korra istun siia maha. Ja 4. seanss oli siis täna 3. ja 4. seansi vahe oli seal circa
6 nädalat, 5 nädalat, vist isegi 6 nädalat. Ja kuna ma jäin haigeks eelmine nädal, siis ma pidin edasi lükkama veel nädala, nii et minu meelest siia vahele jäi vist isegi 7 nädalat. Midagi sellist. Märkasin erinevust, kui ütleme esimestel kordadel ikkagi see laser põhimõtteliselt tegi nii puhta töö, et ma ei pidanud nende 4-5 nädala jooksul, kui mul need vahe oli, peaaegu mitte midagi tegema. Mis oli nagu hästi üllatav, hästi äge ja tõesti efekt oli nagu kohene. Siis see, et nüüd umbes 3., 4., 5. korral sellel ajal siis hakkab nii-öelda karvakasv võib-olla suurenema, on täiesti tavaline ja minul suurenes ka. Et oli tavapäraselt rohkem karvakasvu, ütleme tihedam ja pidavat olema siis see loogika, et osad karvad meil kehas on uinuvas olekus ja siis nad tulevad kasvufaasi, ehk siis need on need karvad, mida ei ole saanud veel laser eemaldada põhimõtteliselt. Pidavat olema siis piirkonnale 6-8 korda, nii et mul on natukene veel minna. Ja ma ausalt öeldes olen väga nagu elevil selle osas ka, et kui ma nüüd kõik need korrad ära käin, et kas siis see tulemus tõesti ka tuleb, et kas see tõesti on siis midagi sellist, nagu mulle alguses öeldi, et tulemused on sellised, et põhimõtteliselt tulemus püsib, sa pead võib-olla ainult korra aastas, korra 2 aasta tagant käima 1 korra laseris ja seda piirkonda nii-öelda siis üle käia. Et korra aastas seda teha oleks ju super, kui need asjad ja kogu tulemus nagu püsiks. See oleks imeline. Meil jäi nüüd natukene siin koduasi pooleli, nii et ma kohe pööran teid ringi, sest et maalid, visandid ja peegel on ilusti seinas ja ma saan teile siis näidata, milline mu elutuba praegu välja näeb. No nii, tuba on siis midagi sellist. Siiapoole sai siis peegel ja Mart Vainre poolt kingitud visand. Siin mõnusalt natuke peegeldub ka. See peegel oli nagu nii tore, sest et ta veidikene siis peegeldab õue ja aknast nähtavat. Ja siis muidugi siinpoolne nurk meigilaud, mul uus, endiselt mega rahul. Ja siis Mart Vainre maal ka. Natuke sai siis seda kapikest siia nurga poole nihutatud. Ja midagi sellist mu elutuba siis on. Nii, jõuame siia taha. Just, nüüd enam-vähem on ilusti kõik pildil. Mega rahul. Tõesti, väga äge. Tundub nagu hakkab looma. Siis täna pärast laserit ma käisin ka Humana Vintage'ist läbi, sellepärast et ma polnud nii ammu käinud ja neil oli 5 euro päev, nii et ma haarasin endale 2 sellist natukene suvisemat rõivaset. Hästi mõnus selline hipi langev seelik, tumeroheline, selliste nagu pruunakate detailidega ülevalt hästi mõnus pehme kumm. Kahjuks üle taskuid, aga muidu igati mõnus selline heljude ringi. Ja siis tahtsin selliseid lühikesi pükse, mis jäävad natukene nagu skaterboy lühikesed püksid. Hästi mõnus nagu natukene suured, et selles mõttes selline hästi kuuma suveilma silmas pidades igas asendis saab istuda hästi mugavad. Et siit taljelt ja tagumiku ümbert oli mõnusalt nagu pigem ümber ja siis jalgade juurest on mõnusalt sellist ruumi. Hästi pehme teksa, ideaalne, 5 euriga tõeline skoor. Ja siis ma haarasin ka tegelikult ühe paki kaasa, sellepärast et ma tellisin endale Notinost veidikene meigikraami, sest et mul sai tolmpuuder otsa. Ja seda ma ikkagi kasutan põhimõtteliselt iga kord, kui ma meiki teen. Nii et me saame ka tänases vlogis siin teha natuke sellist Notino hooli, et mida ma siit haarasin, sest et ma haarasin peale selle tolmpuudri veel natukene asju. Esimene toode ongi, katsetan seekord, ma ei ole seda varem proovinud, Essence'i Fix and Last. Selline meigi tolmpuuder, väga hea inkiskooriga, tõesti lausa roheline, et selles mõttes igati väärt kraam. Ma loodan, et ta on ka funktsionaalne ja toimiv, ehk siis paistab, aga jah, selle Essence'ilt võtsin tolmpuudri.
siis ma võtsin Catrice'ilt endale sellised toonitud kulmukeeli. Ma olen väga pikalt olnud Essence'i Make Me Brow tüdruk, aga seekord tõesti tahtsin nagu Catrice'ilt midagi proovida. Nende siis toonitud kulmukeel, mul on värvitoonis Medium Brown. Jällegi, inkiskoor jäi sinna umbes 11/20, nii et igati bueno. Siis üks kompaktpuuder või nii-öelda siis pressitud puuder, mis mulle väga varasemast on meeldinud, on Essence'i Skin Loving Sensitive mineraalpuuder. See on jäänud minu poolrasusel seganahal väga mõnusalt kinnitav, matistav, aga mitte liiga raske. Ja ma pole seda tõesti tükk aega kasutanud, nii et ka kompaktpuuder tuli kaasa. Siis üks uuem toode, mis mulle jäi silma, põsepunade fänn olen ma nagu kindlasti igas asendis. Põsepunad on mu ühed lemmikumad meigitooted. Catrice'il on tulnud välja uued põsepuna sellised pulgad või kreemid põsepunad ja võtsin selle endale värvitoonis 050 Radiant Honey. Ta peaks olema selline natukene päikeseloojangu nagu bronzer ja põsepuna vahepealne. Just sellised natukene soojemad toonid minule isiklikult väga meeldivad ja mul on tunne, et mulle ka sobivad nad paremini. Et sellised hästi beebiroosad, fuksiad, väga külmad toonid jäävad minu nahal natukene, või ma ei eelista neid vähemalt enda nahal, siis see tundus, et võiks olla just midagi sellist. Ei. Jep, see lendas siit lihtsalt välja. Kas me saame nagu seda tagasi panna või? Sai. Ma kavatsen seda lihtsalt ignoreerida, et see lendas. Ma loodan, et seda saab kasutada. Näitan teile ka. Ta jääb selline mõnusalt soojema alatooniga. Tal on kerge sädelus sees, seda vist selles valguses sinna ei näegi. Aga seda saab tõesti nagu üles ehitada ja natukene selline sooja alatooniga virsikuroosa võiks selle kohta võib-olla öelda. See, et ta põhimõtteliselt pakendist välja lendas ja katki on, see mulle väga ei meeldi. Ja siis viimase tootena, ma ei ole seda veel ise varasemalt kordagi katsetanud, aga Essence'il on nii-öelda huule ja põsepuna selline stain või tint. Põhimõtteliselt hästi vesine toode, mis siis värvib huuled ja kui kannad põsele, siis põsed selliseks mõnusalt vaarikroosaks või selliseks punakaks. Ma just mõtlesin seda suveks huultele, et kui kanda seda nii-öelda steini siis huule peale, eemaldada suurem kogu säre, ta natukene maalib juba huuled ära ja siis kanda lihtsalt huulepliiats ja läige peale. Et ta peaks olema lihtsalt pikema püsivusega. Et jällegi selline uuem toode. Need steini asjad on olnud väga pikalt juba väga popid. Mina ei ole veel ühtegi toodet otseselt katsetanud. Üks huule nagu pliiatsi stein mul küll on. Aga jaa, midagi sellist mina ei ole varem proovinud. Ma tean, et on nagu väga pop olnud juba päris hea mitu aastat. Aga jaa, haarasin endale selle Essence'ilt. Tšauka, täna on teisipäev, kell on 14:45. Nüüd eile, esmaspäeva õhtupoolikul, ma postitasin üle 100 aasta siia samasse YouTube'i tühjade pakendite video. Mul oli päris suur pikk paus vlogidel ja üldse videotel YouTube'is, sest et see kevad lihtsalt oli nii intensiivne, et mul ei olnud üldse aega, energiat, jaksu, et midagi postitada. Aga eile panin üles nii tore
Väga mitmed naised kirjutasid mulle, jaa, Anni, me mingi tundsime sust puudust, nii hea on jälle näha, et ma olen tagasi. Et selline väga-väga soe vastuvõtt, et aitäh. Ja ma ka küsisin nendes, või tähendab, küsisin seal videos siis seda, et kas ma panen ka need nii-öelda vanad vlogid ülesse, mida ma tegelikult ju filmisin siin mingi veebruaris, märtsis. Ja ma panen need ülesse, sest et need on tegelikult valmis ja täiesti, ütleme, siis selle uue kodu mõttes ikkagi äge vaatamine, ma arvan, et sellised uue kodu detailid, tänaseks päevaks, kuhu ma jõudnud olen, et sellesse vlogi ju jäi ka kõik selle elutoa nii-öelda peeglid ja maal ja kogu kunstiteema, et selle koha pealt ka, ma arvan jällegi, tore nagu näha seda siis seda pikka nii-öelda ajajoont nende kuude lõikes, et mis siis toimunud on ja kuidas on asjad. Täna ma olin päris produktiivne, väga mõnus hommikul sai juba asjatatud, ka ühte vanemat vlogi sai monteeritud. Ma käisin trennis ja nüüd siis trenni järgselt selline mõnus pudrukauss on mul ees. Ma olen täiustanud oma pudru siis retsepti natukene sellel kevadel. Kes teab, siis ma väga armastan kaerahelbe putru, visata sinna sisse podisemise ajal sellist väga mõnusat pehmet banaani, mis on juba niisugune pruunakas. Natuke soola, natuke võid ja siis muidugi marjad. Selle kevade uus trend, et seesama kaerahelbe puder oleks natukene rohkem valgurikas, siis kreeka jogurtit, maapähklivõid, natukene seemnete segu ja kaneel veel peale. Imeline. Ja need uued sellised kaustaldrikud ostsin ka nüüd mingi äkki 6 aega tagasi Ikeast. Mulle väga meeldib see toon, et on selline lillakas mõnus ja siit on olnud väga mõnus pastat süüa, mingeid padasid süüa, putru süüa, et väga-väga mõnna. Nii et ma siin väikselt söön lõunat ja ma tegelikult sain ka ühe paki, mida me saame ka pärast koos avada. See on Berichilt. Nii et teeme selle ka veel tänases vlogis ära. Nii et jaa, ma tunnen kuidagi, et ma olen mõnusalt tagasi, et see vlogimine ja YouTube indus ja kogu sotsiaalmeedia tegemine, et mul on selleks jälle aega, energiat ja sellist tõesti hoogu sees, et see tunne on väga hea. Nii et jaa, ja trennis ka sai jälle käidud. Mul oli nagu natukene tuli paus jälle sisse mingi 2 nädalat. Et kui mul on menstruatsioon, siis ma tavaliselt väga ei käi ja ma jäin ka haigeks või selliseks tõbiseks ja see võttis ikkagi head mitmed päevad aega, et see kuidagi üle läheks. Aga jaa, nüüd ma olen nagu tagasi trennilainel ja tegelikult see on hästi mõnus tunne. Nii et jaa, ma söön siis selle lõuna ära ja siis vaatame sinna Berichi pakki. Berichi võttis minuga tegelikult ka ühendust, ma tean, mis siin sees on. Aga tore on ju koos teiega seda kuidagi avada. Vaatame, kas ma saan niimoodi hakkama. Berichil on tulnud välja uus toode. Meri on teema. Oi kui ilus. Siidipaberis tumesinine oranž kleps. Vaatame korra seda. Armas, meil on suur rõõm tuua sinuni osa Berichi maailmast. Looduse puudutus, mis on täis merelainete värskust ja rahu. Selles kaunis karbis ootab sind meie uus face mist ehk siis näosprei, mis toob merevärskuse igasse hetke, niisutab ja tasakaalustab sinu nahka. Lisaks leiad sealt mõned meie lemmikud, mis täiustavad sinu igapäevast hooldusrutiini. Ja ma olen saanud ka sooduskoodi, kallid jälgijad, YouTube'i inimesed. Eriline sooduskood sinu jälgijatele annab 20% soodustust sellele samale uuele face mistile ehk siis näospreile. Sooduskood on Anni 20. No 20% on päris hea.
oleme tänulikud, kui jagad oma muljed meiega. Anna meile teada, kuhu see merevärske kogemus sind viib. Soojade tervitustega Perici tiim. Aitäh, Perici. Aitäh, Perit. Imeline. Oi, kui armas. See merekorp on nagu nii ilus. Siia annaks panna näiteks ehteid. Seebi. Või lihtsalt. See on nii nunnu. Väga-väga armas selline väike detail veel lisaks toodetele. Nii, ongi gua sha siis kivike. Ilusti koti sees tuleb. Neil on väga ägedalt magnetiga karbid. Väiksed detailid, mis töötavad super hästi. Silmakreem, väike näokreem. Jällegi super kuhugi reisile kaasa võtta või trennikotis hoida. Väga-väga hea. Ja siis muidugi nende see mist ehk siis näosprei. Sisaldab looduslikke vetika ja taimekstrakte ning mineraalide rikast merevett, mis toetavad nahatooni ühtlustumist, aitavad vähendada melaniini teket ning tugevdavad naha vastupanuvõimet saaste ja muude keskkonnamõjude suhtes. Sobib kõigile nahatüüpidele, pakkudes täiuslikku hooldust igal hetkel. Orhidee ja passionvilja õrn aroom, peene elegants igas pumbatäies. Väga-väga ilus pakend. Hästi ilusad toonid ja mist ise on siis sellises väga-väga ilusas sinises klaaspakendis. Hästi õrn lõhn. Peaaegu, no tõesti, pigem ikkagi õrn lõhn. Ja väga mõnus sprei, hästi kerge. No selliseks suviseks, kevadiseks, värskenduseks justkui loodud. Aitäh, armas Perici. Ja palju õnne uue toote puhul. Ja kes tahab siis endale soodukaga, siis 20% soodustust annab sooduskood Anni20. Ma just olen siin seda vlogi monteerimas. Mul on tunne, et mul on piisavalt materjali, mida nüüd siia kõik teile kokku panna ja selle vlogiga vist oleme jõudnud lõppu. Nii et loodan, et sulle need sellised uue kodu teemade vlogid on meeldinud. Kõikide uute detailide paika loksumine. Nii et tõesti ära pane mu puhast pesu tähele. Aga üleüldiselt muidu väga-väga mõnusaks on see elutuba läinud ja ma olen niivõrd rahul. Nii et lõpetame täna siia. Ma siis asun mõnusalt monteerima ja kohtume juba järgmises vlogis. Tšau!